Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks on meil Pauluse kiri roomlastele 8. peatükid ja salmid 24-28. Sest me oleme päästetud lootuses, ent juba nähtava lootmine ei ole lootus. Kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent meie teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Aamen. Istuge palun. Kui me vaatame Danieli raamatut, siis seal on räägitud palvest. Kui me lugesime Matteuse evangeeliumist, siis seal on räägitud palvest ja on räägitud Jeesuse õpetatud palvest, meie Isa palvest. Kui me loeme tänast kirja roomlastele, siis ka siin räägitakse palvest. Aga esimeses osas, 24. salmis, räägitakse ka lootusest. Ja kui ma jutlust hakkasin kirjutama, ma kirjutasin vist 3 jutlust jällegi. Ja ma jõudsin selleni, et need teemad muutusid kuni selleni, et ma otsustasin panna rõhuasetuse hoopis sõnale lootus. Lootus, mis ei murdu. Üks ema istus haigla koridoris ja ootas arsti. Tema laps oli raskesti haige. Arstid tegid kõik, mis võimalik, kuid keegi ei julenud midagi kindlalt öelda. Ema ütles hiljem, ma püüdsin loota, aga iga uus uudis kas tõstis või purustas mu lootuse. Nii kogevad paljud inimesed lootust selles maailmas. Me loodame, kuid samal ajal kardame, meie lootus kõigub koos olukordadega. Sõna lootus on üks neist sõnadest, mida me kõik kasutame peaaegu iga päev. Me ütleme, ma loodan, et tervis paraneb. Ma loodan, et lapsed jõuavad hästi kohale. Ma loodan, et maailmas tuleb rahu. Aga sageli tähendab selline lootus lihtsalt soovi või võimalust. Me ei tea kindlalt, me ainult loodame. Ilmalikus mõttes on lootus sageli ebakindel. See sõltub olukordadest, inimestest, majandusest, tervisest või õnnest. Täna võib inimene olla lootusrikas ja homme täiesti murtud. Täna tundub tulevik helge, homme aga pime. Seepärast kogevad paljud inimesed, et lootus võib puruneda. Kui ootused ei täitu, siis kaob ka lootus. Kuid piibel räägib lootusest hoopis teisiti. Piibelik lootus ei tähenda, et võib-olla läheb hästi. Piibelik lootus ei toetu sellele, mida me näeme, vaid sellele, mida Jumal on tõotanud ja et Jumal on ustav seda pidama. Meie silmad näevad sageli segadust, kannatust ja surma. Kuid Jumala sõna räägib elust, päästest ja tulevasest kirkusest. Sellepärast ütleb Paulus,
et lootus ei jäta häbisse. Mitte sellepärast, et inimesed oleksid tugevad, vaid sellepärast, et Jumal on ustav. Maailm ütleb, looda iseenda peale. Evangeelium ütleb, looda issanda peale. Ja siin peitubki kristliku lootuse süda. Kui inimene loodab ainult iseendale, siis muutub lootus nii tugevaks, kui tugev on inimene ise. Aga inimene on muutlik. Meie jõud raugeb, meie julgus murdub ja meie usk kõigub. Ent Jumal ei muutu. Tema tõotused ei muutu, tema arm ei lõppe ja tema valgus ei kustu. Sellepärast võib kristlane loota isegi siis, kui kõik nähtav näib lootusetu. See ongi piibellik lootus. Mitte inimese tugevus, vaid veendunud teadmine ja kindlustunne Jumala ustavusele. Abraham lootis siis, kui inimlikult enam lootust ei olnud. Ma olen vana, Saara on vana, inimlikult me enam kunagi lapsi ei saa, kuid Jumal tõotas. Ja nii nad hoidsid sellest kinni ja nii see ka sündis. Jüngrid nägid ristil surnud Kristust. Inimlikult kõik lootus kadunud. Kõik 3 aastat on jooksnud liiva, väljavaateid pole. Ja ometi sai just ristist ülestõusmise värav. See on kristliku lootuse ime. Meie lootus sünnib sellest, et Jumal on inimlikult võimatu, äratanud surnuist üles Jeesuse, tõstnud ta inimeste silme ees üles taevasse, kinnitanud, et Jeesuse õpetus vastas tõele ja sellega tõestanud, et inimlik arusaamine elust on poolik ja täis mõistetamatust. Veel kord, meie lootus ei põhine tõenäosusel. Meie lootus põhineb Kristusel. Seepärast nimetab piibel lootust ka hingeankruks. Ankur ei kõrvalda tormi, kuid ta hoiab laeva paigal. Nii ei võta Jumal alati kohe ära meie raskusi, kuid ta hoiab või kaitseb meid nende keskel. Ja see lootus ulatub kaugemale sellest elust. Ilmalik lootus lõpeb sageli haua juures. Piibelik lootus vaatab hauast läbi. Kristlane ei looda ainult paremat homset siin maailmas, vaid uut taevast, uut maad, igavest elu ja osadust Jumalaga. Üks hooldaja rääkis kord vanast usklikust naisest, kes oli elu lõpul väga nõrk. Ta ei suutnud enam palju rääkida. Aga peaaegu igal õhtul sosistas ta ühe ja sama lause. Issand Jeesus, ma ootan sind. Seal, kus inimlik lootus oleks juba kustunud, elas temas veel lootus suure algustähega, mida surmgi ei suutnud ära võtta. Kokkuvõtteks. Me elame ajas, kus paljud inimesed on kaotanud lootuse. Kardetakse tulevikku, sõdu, haigusi, üksindust ja surma. Ning inimlik lootus jääb sageli liiga nõrgaks, et kanda elu raskust. Aga Kristus annab lootuse, mida maailm ei saa anda ega ka ära võtta. Tema ütleb, ärgu teie süda ehmugu. Jeesus ütleb, mina elan ja teiegi peate elama. Samuti ütleb ta, mina olen teiega iga päev. See on lootus, mis ei sõltu ilmast, rahast ega inimese tugevusest. See on lootus, mis seisab Jumala ustavusel. Ja seepärast võib kristlane ka
kõige pimedamal tunnil palvetada. Issand, sinu käes on minu tulevik ja hoida kinni tõotusest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Aamen.